No tõesti, aasta on alanud ja nii nagu väga paljud meist on tähele pannud, et Reformierakond on alustanud reklaamkampaaniaga. Ja sõnumiks on võit. Me vaatasime ja nägime tegelikult, kuidas nii peaminister postitas oma Facebooki kontol suurelt võit. Me väga palju oleme näinud, kuidas ka teised Reformierakonna liikmed on seda teinud. Aga mida siis tähistatakse ja mida siis võiduks loetakse? Kas need uudised, mis olid aasta alguses, kus jällegi juhiti tähelepanu, et sündivus on langenud järjekordselt, järjepidevalt, kas see on siis see võit, mida Reformierakond reklaamib? Või siis, kuidas Eesti 200 minister andis teada, et selleks, et paremini aru saada, kes kasutab ühistransportit, maakondlikku ühistransportit, me maksustame nii lapsed kui pensionärid, ka nemad peavad piletid maksma. Kas see on see võit, millest Reformierakond räägib? Või siis, kuidas täna Andres Sutt andis teada, et tema nägemus, et aastaks 2035 ei ole mitte ühtegi suitsevat korstent, mis põleks põlevkivil katlad. Kas see on see võit, millest Reformierakond räägib? Ma tuletan lihtsalt meelde, et põlevkivi on energiajulgeolek Eestis. Kui ei ole põlevkivis, me oleme lihtsalt sõltuvuses teistest energiaallikatest, mida Eestis tegelikult ei ole ja mida me toome sisse. Kas see on see võit, mida Reformierakond praegu tähistab ja mida reklaamib? Või on see siis võit, ka tänane viimane uudis, kus tehti eelmine aasta hasartmaksu seaduses muudatused selleks, et langetada hasartmängumaksu. Aga mis siis kokkuvõttes tuli välja? Tuli välja, et selles seadus oli näpukas ja järgmine aasta meie riigieelarvesse hasartmängudest ei laeku mitte sentigi. 10 miljonit auk. Kas see on see võit, millest Reformierakond ja reformierakondlased, kaasa arvatud peaminister, siin räägib? Ma julgen kahelda. Ja nii nagu väga paljudki meist, enamus meist, kes ei usalda seda valitsust, siis loomulikult nad ei tule selle reklaamiga kaasa, nad ei usu neid sõnu. Ja minust on väga küüniline üleüldiselt alustada sellise reklaamkampaaniaga, milleks on võit, sõna võit, kui ei ole tegelikult neid punkte, mida võiduarvestuses saaks arvestada. Kõik need 4 punkti, mis ma praegu ette lugesin, need on selge kaotus. See on Eesti inimeste kaotus. See on Eesti kaotus, mitte võit. Tuleb keskenduda Eesti edasiviimisele. Ja pelgad sõnad või arvamus, et me nüüd läbi selle reklaami suudame Reformierakonna imagot tõsta, see ei lähe läbi rohkem. Rahvas teid ei usalda. Ma siiralt loodan, et see aasta keskendume kõik meie siin, nii opositsioon kui koalitsioon, meie kõige suuremale probleemile, ja see on sündivuse vähenemine. Meil ei ole lapsi, meil ei ole tulevikku, demograafiline kriis. Nende küsimustega, selle olulise küsimus tegelikult ei tegele praegune valitsus. Me oleme juhtinud sellele mitmeid kordi tähelepanu. Me oleme rääkinud, et see probleem peab olema kajastatud absoluutsetes kõikides dokumentides. See peab olema siht number 1, prioriteet number 1. Sellest ei ole juttugi. Selle asemel tahetakse maksustada vanad ja noored, kes kasutavad veel ühistransporti. Ma tuletan lihtsalt meelde, et kui rakendati automaks, siis öeldi selgelt, ja siis sotsid olid ka veel valitsus, et me teeme nii, et ühiskondlik transport, maakondlik ühiskondlik transport ei kao, maksta selle eest ei pea. Aga nüüd on mitte ainult see, et seda on mahtu vähendatud ja inimesed maksavad sellest, aga nüüd tahetakse, et vanad ja noored ka hakkaks maksma. See ei ole võit, see on kaotus. Eesti inimeste Eesti kaotus. Aitäh!